Tere, Elisa siin. Täna ma näitan siis, kuidas ma teen ühte toorkakao smuutit, mida ma olen nüüd teinud omale mitu päeva järjest ja see on hästi hea. Ja teen ka seda siis mandlipiimaga ja näitan teile, kuidas ma ka mandlipiima teen. Ja siin on mul mandlid, mis ma leotasin üle öö. Need on selliseks hästi suureks paisunud. Ja nüüd ma teen siis läbi selle aeglase mahlapressi, teen mandlipiima. Ja hästi kiirelt siis valmiski selline kannu täis mandlipiima. Et kes tahab, siis võib panna rohkem vett või siis, et see on igaühe enda teha, et kui paksu piima te tahate. Nii, ja siis mõtlesin näitan ka seda, et kui teil ei ole sellist aeglast mahlapressi, kuidas te saate veel teha piima pähklitest. Et üks moodus on siis see, et panete need pähklid koos siis veega blenderisse ja blenderdate ära ja siis läbi sellise tihke riide koti. Et see on nüüd mul spetsiaalne pähklipiima kott. Et läbi selle koti siis niimoodi pressite ja siis piim tuleb siit välja ja kogu see pähklimass jääb ilusti kotti. Et saate selle siis ise meisterdada. Et see on selline huvitav riie. Et ma ei teagi, mis see riide nimi on või mis sorti kangas see on. Selline hästi tihke ja selline libe käe vahel. Või samas saate kasutada mingid muud siis tihket riiet. Nii. Ja siis üks moodus on veel see, et selline tšuffa mix. Et see on nüüd Mahemarketist saadud ja see siis töötab niimoodi, et panete oma pähklisegu siia sisse, mis te olete ära leotanud koos veega. Ja siis saumikstriga püreestate siin samas selle sees ära, niimoodi. Ja siis selle siukse pressiga või nuiaga te pressite siit alt siis selle piima välja. Ja kogu see piim jääb teil siis siia sellisesse kannu. Nii, ja nüüd ma hakkan siis oma toorkakao smuutit tegema. Ja selleks on mul siis vaja blenderit. Ja siis kasutan külmutatud banaani, kuna see annab hästi mõnusa maitse smuutile, kui banaan on külmutatud. Ja kasutan siis ka 2 küpset tavalist värsket banaani. Siis panen enda tehtud mandlipiima. Siis siin on mul mõned värsked tatlid magustuseks. Siis vanilje. Et see vanilje ei ole nüüd selline vaniljesuhkur või vaniliin, mis poed müüakse. Et see on sellist pruuni värvi. See on nüüd Mahemarketist ostetud. Ja siin on mul siis toorkakao. Ja seda võib leida ka ökopoodidest. See on kõik koostisosad mul siin blenderis. Et panen ka siis igaks juhuks täpse retsepti teile videokirjeldusse. Ja hakkan nüüd blenderdama. Ja minul on selline hästi ilus klaas, mille ma sain Telliskivi vanavarapoest. Et ma arvan, et see maksis mingi mõned sendid. Et ei pea üldse ostma mingeid kalleid klaase omale koju. Et minu arust see on väga ilus. Ja nüüd valan oma super hea smuuti siia klaasi. Mina igastahes hakkan seda nüüd jooma ja mõnusat laupäeva teile.